reaalselt jooksen lihtsalt, kuna ma ei jõua muidu. Need, kes hilinevad, neid enam vastu ei võeta. Tuld jalga. Jõu kõigile, täna on 10. november, täna on hommik praegu. Kell on umbes, teil on Eestis kell praegu 6 hommikul, aga minul on kell umbes 15.00. Nii et see tähendab seda, ma olen terve päev täna toas passinud. Miks ma passin terve päev toas, ma peaksin tööl olema ju. Ma läksin tööle ju, eelmises vlogis nägite, ma läksin tööle. Aga ei, sellest ma räägin lähemalt kohe. Aga praegu ma olen uues kodus, on uues toas. Seal on minu toakaaslane, 20-aastane pititüdruk. Ma olen täna päev läbi editanud eelmist vlogi, seda vlogi, mis juba nägid. Ehk siis 6 osa. Vaadake moodi lihtsalt, see on lihtsalt täielik segadus. Näitan teile. Lihtsalt, mul on siin kõik laadijad ja kõik akupangad, akud, kõik asjad on lihtsalt laiali. 2 voodit, hästi väiksed voodid. Jou, hästi väiksed voodid, täielik junn madrats on see. Ma pean uue madratsi siia ostma. Ja siis siin on ülivähe ruumi kõndimiseks lihtsalt. Et mul asjad on kõik lihtsalt siin voodi all. Kõik on siin voodi all lihtsalt. Ma ei tea, kuidas ma siin kahekesi hakkama saama, eriti tüdruk ka, tal on palju asju. Ma näitan teile kiiresti kodu, kus ma elan. See on siis uks ja värgid. Seal elavad prantsuse inimesed. Seal elab... kes seal elab? Hey, which country was he from? India. India kott. Jah, ja siin on see nõme wifi, mida tullakse nüüd homme siis vaatama ja siis vahetatakse ära. Aga igal juhul tuba on siuke... See on välisuks. Tuled sisse, vaadake seda. Ma elan koos täiskasvanud inimestega ja nad ei suuda endale koristada. Põrand on nii sitane, ma tulin siia, see oli jumala pasane lihtsalt. Kui mul õhtul aega, ma koristan ära selle. Vaadake aknast välja, mul lihtsalt super vaade. Nii. Seal on noorte chillimiskoht, mis iganes. Nii et ma lähme vaatan välja. Okei, aga tagasi selle juurde, mis ma päev läbi toast passin, mis ma tööl ei ole täna. Väga lihtne põhjus. Eilne päev, kus ma ei võtnud vlogikaamerat kaasa. Juhtus väga palju asju. Nimelt, ma tulin töölt ära. Nagu eelmises vlogis ma rääkisin, ma ei ole väga rahul selle tööga. Töö ise nagu okei, seltskond on suurepärane, aga lihtsalt see palk, kui sa õpid esialgu müüki, see on ülikeeruline, sa esialgu müüki teha, ma teen mingi 1 müük päevas. Täiesti olematu palk, siis tuli sealt põhimõtteliselt mingi 3 sotti nädalas on see palk. Ja lihtsalt see ei tasu ära seda. Ma olen mingi 12 tunnis päevi teen, koputan ustele, saan täiega vatti. Siis ma stressan selle pärast, et issand jumal, kas ma jõuan järgmine 6. renti maksta või ma ei jõua. Nii et ma otsustasin, et see ei ole väärt seda, ma tulin ära. Ja ma lähen nüüd homme, ehk siis reedel, 11. novembril ühele intervjuule, mis on täpselt sama töö, teises firmas, 7 sotti on palk. Ja pluss siis tulemustasu iga müügi pealt. Nii et kindlasti parem variant. Ma loodan, et seal intervjuul läheb hästi, aga igal juhul ärme homsest praegu enam rohkem räägime sellest täna, sest tänane päev on tähtis. Mul on täna nii palju asju plaanis, ma tahaks täna teha vlogi natukene, näidata linna teile, kuna ma elan kesklinnas nüüd. Ja siin samas otsa ees on siis linna raamatukogu City Library, mis iganes. Ja seal on ülipalju noori. Ja kuna ma lubasin Beliefile teha pilte nende veepudelist, siis ma otsin 2 ilusat tšikkisit ülesse, annan nendele veepudeli kätte ja panen linna taustale nad poosetama nende pudelitega. Ma arvan, see on hea idee. Ja nii ma sain mõned pildid tehtud, nüüd ma arvan, et läheks midagi muud, läheks viisiks uue koha ja teeme uusi mujal veel pilte. Käisin seal taga Samsungi poes ja seal nad lasevad inimestel proovida neid Samsungi virtuaalreaalsusprille. Ja siis nagu tegin väikse demo. No mul tegelikult on endal kodus ka olemas ja ma tean täpselt, kuidas see töötab ja kõik. Ja küsisin tüübi käest, et kas tal korri on, et virtuaalreaalsusprillidega paned pähe vaata, et oled samas ruumis nagu põhimõtteliselt. Tüüp hakkas täiega naerma lihtsalt selle peale. Aga kahjuks ei näidanud mulle porri sellega. Ma ütlesin, et kui tal porri on, siis ma ostan ära tal selle. Aga tal ei ole, ta ei tohi näidata seda. Mida peki lihtsalt? Vaadake seda.
Sisuliselt, mis see kast on see, et sa paned oma telefoni siia lukku ja sa saad tasuta oma telefoni laadida. See on põhimõtteliselt nagu telefoni laadimise putka või mis iganes. Ja miks ma nii hyped sellepärast olen? Sellepärast, et ma nägin praegu esimest korda elus seda siin. Ma ei teadnud, et selline asi olemas on, aga mul on täpselt samasugune idee olnud mingi aasta aega juba, see on kirjas mul telefonis lausa, et nutilaadimisputka teha põhimõtteliselt. Mida pekki lihtsalt, see ei ole reaalne. Vaadaks seda, ma ei tea, kas mul on alles see kuskil. Ja siin on kõik minu meeldetuletused ja nii edasi. Nii. Nutilaadimisputka. Mida pekki? Ühesõnaga, ma ei tea, millal ma selle üles panin mingi aasta aega tagasi põhimõtteliselt, kui ma telefoni sain umbes juba. Ja ma lähen täpselt samasugust asja praegu siin. Ma ei saa midagi teha, ma pean selle ära ostma lihtsalt. Jah, homme tulevad netimehed, kes proovivad selle wifi korda teha meie kodus, aga kui nad ei tee seda kohe korda, kui nad teevad alles nädala pärast seda korda, ma ei tea, vaata. Nii et ma teen selle värgi ära, ma ostan praegu kohe endale selle wifi ära. Ma saan videosi hakata üles laadima ja vahet pole. Maksan selle eest peaaegu 2 sotti praegu, aga mul on tähtsam, et vlogid saaks üles panna, et teen seda teie jaoks. 30 giga tegelikult pole küll sittagi, aga ma saan vähemalt mingi 3, 4, 5 video sellega üles panna, nii et see ma arvan selleks kuuks piisab. Ja kui järgmine kuu on vaja, maksan jälle soti, saan jälle laadida videos ülesse. Lõpuks ometi see laeb ülesse. See tasku wifi, see töötab. Mul on hea meel, mul on väga hea meel. Mind huvita, et kell on, näitab arvutis Eesti kella, et kell on 10 õhtul, mind huvita, mina pean koristama. Brunswickis siin on siuke pood nagu Savers ja mul soovitas üks roommate tulla siia ja ütles, et mine vaata sealt endale mingeid riided, kui tahad. See on räigelt odavalt. See on põhimõtteliselt nagu kasukas. Ja ma tulin vaatama. Ja ossa siin on ikka räigelt odavad võrreldes sellega, mis hinnad siin Austraalias on. Ja mul on tööintervjuuni aega täpselt 20 minutit. Ja ma olen seal mingi 6 kilomeetri kaugusel, nii et ma loodan, et ühistranspordiga ma jõuan igaks jaoks sinna, sest muidu on pekkis. Okei, mul on 10 minti aega ja ma olen umbes 600 meetri kaugusel. Ja ma ei tea, kuhu ma liikuda, ma mingi üritan GPS järgi aru saada, kus kohas see on, kuhu poole ma liikuma pean. Reaalselt jooksen lihtsalt, kuna ma ei jõua muidu. Peaaegu kohal. Condor Street. Kuskil seal. Ma jooksen peaaegu terve kilomeetri. Aga ma räägin. Siin linnas on lihtsalt täiesti mõttetu ühistranspordiga liikuda. Võtab nii kaua aega lihtsalt. Kõige mõttekam on osta mingi ratas. Siin on jalgrattateed on igal pool, autoteede kõrval. Jõuad igale poole 3 korda kiiremini. Ma ostan kindlasti omal jalgrattal varsti. No brainer, sain töö juba.
päris hea tunne on, sama töö täpselt, mis ma enne tegin, kõrgem palk, 2 korda kõrgem palk. Polegi rohkem öelda, ma ei tea, töökultuur tundub, et on põhimõtteliselt üks ühele sama. Eks näis, aga seal oli niimoodi, et jälle grupi intervjuu, seekord oli meid Ossabla mingi 12 tükki või midagi taolist jõhkralt palju. Ja teised peavad tulema tagasi teisipäeval, siis kus nad peavad tegema mingisuguse hullu esitluse, presentationi ja siis valitakse põhimõtteliselt 6 inimest välja, kes saavad. Mina siis nende hulgas. Aga mulle öeldi niimoodi, et jää praegu siia, räägime korraks juttu. Jäin temaga rääkima siis sinna, teised läksid minema. Ütles, et ma arvan, et sa ei pea tagasi tulema teisipäeval, võid kohe kolmapäeval alustada. Mul oli nagu, what? Tegelt, nagu tõsiselt või? Ta oli nagu jah, et you seem very confident, whatever. Ja et ma ei pea seda tegema. Siis ma olin nagu, et mul on väike saladus sulle ka, et ma tegelikult olen sama teed juba teinud nädal aega lihtsalt teises firmas, aga ma kuulsin, et teil on täpselt sama teema, kõrgem tasu, no brainer, tulin ära ja siin ma olen. Et oligi juba põhimõtteliselt surus minuga kätte ja kolmapäeval alustan. Awesome. Ma peaksin tegema mingisuguse YouTube'i õpetuste seeria, kuidas grupi intervjuusi, tööintervjuusi lihtsalt smashida, kuidas teistest erineda või silma jääda. Et kes tahab, kirjutage kommentaaridesse. Kõik saadavad siit pikalt lihtsalt. Ja sa lihtsalt üritad midagi müüa ja proovid olla positiivne. Aga ei, mul lõpuks tehti üks jõhkel motivatsioonikõne,